warahmatullahi wabarakatuh. Täna siis on plaan selline, et läheme vaatame seda Medina Islamiülikooli, kus ma ise õppisin üle 6,5 aasta. Ja seal õpib meil ka tegelikult vend Eestist, Ali, ja loodetavasti õnnestub ka temaga kohtuda. Et selline päris nostalgiline tunne on, et ma ei ole ise siin mitu aastat käinud ja samas need kohad on nii tuttavad mulle seal kõik. Jõudsin nüüd ülikooli linnakusse sisse. Nostalgia tunne on päris tugev. Selja taga on mul see ülikooli peavärav. Siin kohe mu selja taga on nüüd siis see põhimošee, Masjid Ibn Baz. Ja vaatame siis, kui palju siin on muutud, kui palju on sama. Et mingis mõttes on praegu küll selline tunne, et justkui olekski aastad mööda läinud, et justkui alles eile oleksin olnud siin. Kui minu ajal veel olid tavalised jalgrattad põhiline liiklusvahend, mida ma ka ise kasutasin, siis paistab, et on aeg edasi läinud, et on ka siin need elektrilised skuutrid. Ja see on see põhiline ülikooli mošee siis seest. Subhanallah, siin on vaibad muidugi muutunud vahepeal, aga kogu see tunne ja isegi selline hõng on siin täpselt sama nagu siis, kui ma esimest korda siia tulin. Ja nagu ma Ali käest ka kuulsin, on praegu eksamite aeg ja seda on hästi näha, et terve mošee on täis õpilasi, kes eksamiteks valmistuvad. Mošee on nähtud, mošees on käidud ja nüüd vaatame edasi siin, mis siin ülikoolis on võib-olla teistmoodi ja minuga on liitunud ka vend Ali, kes siis ka õpib siin nüüd ja on lõpetamas Araabia keele instituuti. Ja minu see ülikooli põhihoone, siis kus mina enamus aja veetsin seal selja taga, see islami seadus ehk šariaadi siis kolledž või fakulteet. See hoone siin on veel täpselt sama ja siin on selline tehtud natuke ilusamaks, uuendatud on selline väljak siin, selline plats mošee ja selle kolledži, selle fakulteedi vahel. Ja tegelikult on hästi huvitav, aga nüüd, kui ma seda kaardilt vaatasin Google Mapsi peal, siin on tegelikult niimoodi selle muruga EU ehk Islamic University tehtud. See oli päris lahe tegelikult vaadata seal kaardi pealt. Ja siis minu taga on veel paar sellist kolledžit, on Koraani siis õppimise või Koraani kolledž, kus siis keskendutakse Koraanile, selle päheõppimisele erinevate lugemisviisidega ja tafsiirile ehk siis Koraani seletusele. Ja siis siin on ka hadithi kolledž või fakulteet ja seal siis, nagu nimigi ütleb, keskendutakse hadithidele, õpitakse täpsemalt siis neid hadithi erastajaid, neid kette nii-öelda, kõike, mis puudutab hadithe. Ja neid selliseid islamiga seotud kolledžid on kokku siis 5, praegu siin oli 3 näha. Mis on ka huvitav võib-olla, et nendes kõikides kolledžites õpitakse siis üldiselt samu asju, aga mis on siis erinev, on see rõhk. Et näiteks Koraani kolledžil siis on see rõhk on Koraanil ja sellega on need ained seotud enamasti, aga samas õpitakse seal ka näiteks fiqhi, mis on siis selline islami seaduse pool, näiteks, et kuidas palvetatakse, kõik muud igasugused reeglid, seadused. Ja mis on ka veel hästi uus ja ilus minu jaoks on siin need sellised kõnniteed, pingid ilusad, mis on lisatud. Et siin ka sellist asja minu ajal ei olnud. Mis on ka täiesti uus minu jaoks on jalgrattatee. Ma mäletan, ma ise ka mingi periood sõitsin sinna mošeest alati jalgrattaga enda ühikast. Aga see on jah täiesti midagi muud, midagi uut. Spordiväljak on sama koha peal, aga siin on tulnud juurde kõvasti selliseid võimalusi ja renoveeritud on ka seda korralikult. Korvpalliväljak ja seal tagapool on ka jalgpalliväljak ja siin samamoodi siis sellised nagu selline väline jõusaali moodi asi. Ja nüüd on selline eriti nostalgiline tunne, sest ma olen selle ühika juures nüüd, kus ma ise elasin
umbes 6 aastat. Ja mäletan 2010 aasta oli siis, kui ma siia tulin ja see oli alles niimoodi valminud. Ja siin ka ees on palju ilusamaks tehtud seda ühika ees. Selline riiete kogumise kast siin ka. Al-Wahdat al-Khamsata ehk siis ühikas number 15. Vaatame siis siia sisse ka. Nii, ruum 271 oli minu koduks umbes 5 aastat siin. Enne ma olin sama ühika teisel poolel tegelikult. Nii, ja lahke vend, kes siin nüüd elab, lubas mind sisse vaadata seda tuba, kus ma siis varem elasin. Mashallah. Nii, selline näeb selline tuba välja. Lahke vend Muhammad Kambiast, kes siin elab nüüd, lubas mu seda vaadata. Ja selline väike see tuba ongi. Sealt näeb siis tänavale. Ja siin see sinine vahesein kardin, selle panin ma ise siia kunagi üles mitu aastat tagasi. Ikka väga tugev selline nostalgia laks on praegu. Ja raamatud muidugi õpilasel kõige tähtsam asi. Ja subhanallah, mida ma siin nägin praegu, mis on tõeline üllatus. Sellel vendal on siin riiulis eestikeelne raamat ja et ma ei tee siin nalja, siin on isegi praegu tolmukid peal, ma ei pane pahaks, ütles, et ta ei loe seda. See on islam ja subhanallah, see on tõesti tohutu üllatus, et see raamat on siin niimoodi olemas. Jah, selline oli siis minu tuba kunagi, mitte väga suur, mitte väga väike, ilusti sai siin elada. Mul ei olnud nii palju asju tegelikult siin on see vend pannud ka külmkappi näiteks ja mõned muud asjad. Aga sellised need toad siin olid ja selline väga nostalgiline tunne, pigem selline positiivne ja rõõmsameelne on siin praegu jälle alla, et muidugi aeg läheb edasi ja tulevad uued asjad peale ja mingeid asju võib-olla oleks teinud teisiti, oleks siin võib-olla rohkem aega kasutanud paremini, aga moslemitena ütleme selle kohta, et qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, et Allah on niimoodi määranud ja soovinud, et niimoodi oleks ja tuleb siis anda endast parim siis nendel kuudel ja aastatel, mis inshallah veel ees ootavad. Nii, järgmine üks põhikoht, kus sai käidud, ehk siis väikene pood, ülikooli pood, see silt on siin täpselt sama ja tundub, et seest on ka enamasti sama. Nii, nende riiulite vahel siis sai siin sadu ja sadu kordi käidud, kõik vajalikku said kätte. Jahedate mahlade riiulid ja karastusjoogid, pesuvahendid, kõik vajalik on siin olemas. See oli nagu hästi selline kompaktne pood, et kõik vajalik on olemas. Samas on hästi pisikese. Ja mis oli veel huvitav ka, et siin ostes paned endale kilekoti asju täis, tead täpselt palju miski maksab ja lähed müüja juurde ja annad selle, näita lihtsalt umbes, et mis sa nagu ostsid ja ütled, et okei, see on näiteks 22 riaali. Ja ta ei pruukinud isegi vaadata, nagu mis seal kotis sees oli, ka lihtsalt usalduse põhjal, et sai selle asja niimoodi ostet, et näidsibki selle 22 riaali siis ja ostsid selle ära. Nii, poest väljas, väikene paus, saiakene guava maht, mida mulle meeldis siin juua ülikooli ajal ka. Ja päike hakkab küll loojuma varsti, aga ma loodan, et me jõuame siin veel natukene seda ülikooli linnakut näidata teile ja tuua seda natukene lähemale siis ka Eesti moslemi kogukonnale. Üks hea vend siin ülikooli linnakus viskas meid lähemale sellisele spordikeskusele, mis on minu jaoks täiesti uus, nii et lähen vaatame, mis seal sees on, inshallah. Enne spordi tegemist saab soojenduseks seal vihvat mängida ja selline spordivarustuse pood on ka siin kohe olemas. Siin on üks selline väliujula, mis praegu ei ole kasutusel. Ja hästi ilus asi on ka see, et igal pool saab alati palvetada moslem, et siin on ka selline väikene palvekoht, on siin vaip, et need, kes siia näiteks lähevad trenni tegema, sportima, palve ajal on ikkagi võimalik palvus ka siin teha. Nii, siin vahepeal on ka selline kena kohvik, kus tegelikult võiks ühe kohvi kaasa võtta.
on muidugi väga hästi varastatud jõusaal. Et kellel on jõusaalis kombeks käia, siis igav siin ei hakka. Nii, nüüd siin ülikooli sees jälle liigume ühe autoga spordikeskusest mošee juurde ja subhanallah, siin on täiesti võimatu, paistab, et maksta selle sõidu eest, et nii spordikeskusesse minnes kui nüüd mošeesse täiesti keeldutakse lihtsalt raha vastu võtmast ja see vend praegu siin ütles, et ta lihtsalt soovib tasu Allahilt, subhanallah, et see on see vendlus ja see on see hoopis teine selline kokkuhoidmine siin, mashallah. Nii, see väikene jalutuskäik siin Medina Islamiülikooli linnakus on nüüd lõppemas meil. Päike on just loojunud, läheme õhtupalusele ja alhamdulillah, loodetavasti ka Eesti moslemi kogukonna liikmed, kes seda videot siis näevad, said midagi uut täna siin teada. Ja lõpetuseks ma küsin ka venda Alilt, et mis sinu jaoks Ali siin selle ülikooli juures, siin õppimise juures kõige rohkem meeldib? Mulle isiklikult meeldib see, et siin on halal toit, nagu et igal pool on halal ja veel, et mošeed on igal pool, et absoluutselt peaaegu palvetada nagu. Ja, et absoluutselt, et eestlasena niimoodi Eestist tulles ongi nagu see, et kõik on nii lihtne moslemi jaoks siin, et palvetamine, toit on ju ja ülikoolis õppides, minu enda ajal oli ka lihtsalt see on hästi lihtsaks tehtud, mugavaks ja tänapäeval on seal veel mugavam, et on nii palju võimalusi, on spordisaalid sellised, mida minu ajal ei olnud ja kõik muu, et alhamdulillah, et kui kellelgi ka Eestis vendade seas on see huvi õppida islamit, et siis Medina Islamiülikool on kindlasti üks parimaid variante ja alhamdulillah ka õdede jaoks on Saudi Araabias tegelikult võimalusi islamit õppida, et tuleb seda otsida ja on see võimalus olemas, inshallah.